Kui ma siia istun, on mul näha enam-vähem. Tere, ma olen Ereli ja ma sain just kasvuhoone puhtaks ja korda kõik, et hommikul tõstsin kõik välja, et suurema müügiga on mul nüüd selleks aastaks kõik. Et põhimõtteliselt sai kõigest lahti, nii et nüüd mul on endal ruumi siin hakata toimetama. Redised võtsin kõik hommikul välja, siis tegin siin kõik peenrad korda, et siin oli umbrohtu veel nii palju vahel, rediste vahel ja kõikjal. Ja panin need nöörid, riputasin kõik ülesse, et tomateid kinnitada ja kurke ja kõik, et nad saaks ronima hakata. Ja nüüd on kasvuhoone valmis taimi vastu võtma lõpuks ometi. Ma ei ole oma asjadega üldse kuskile jõudnud see aasta või nagu jään. Olen küll jõudnud, kõik on hästi, aga ma olen kuidagi nii palju hiljemaks jäänud kõikide asjadega kui muudel aastatel, et lihtsalt töö käis üle pea vahepeal ja kogu aeg on tempo peal, aga nüüd ma jõuan täna. Ma loodan, et ma saan täna terve kasvuhoone valmis, et ma alustaks tomatitest ja tahaksin teiega jagada kõiki sorte, mis ma see aasta kasvatan. Et mul peaks olema, kui ma nüüd õigesti peas välja mõtlesin, 10 tomatit, mida ma olen varem kasvatan ja mis olid müügiks ka vist. Potitomatid ma just sinna sisse ei arvestanud praegu. Et kasvuhoone ainult, et 10 tomatit, mida ma olen varem kasvatanud. Ja siis peaks olema 10, mis on minu jaoks uued. 2 nendest ma kasvatasin ise ette, et mul olid seemned olemas ja ma arvan, et 8 tükki ma tellisin potitomatist. Ja hästi kihvtud sordid, et ma tahan neid katsetada ja näha. Nad olid nii ilusad kõik, et äkki on huvitavad ja maitsvad ja mõnusad ja on head tomatid ja mulle meeldib neid kasvatada ja kõik saab äge olema. Siis äkki ma võtan need järgmine aasta ka sortimenti, uued tomatid müügiks, et näha on. Aga istutaks need tomatid nüüd ära, aga 20 tükki on neid kokku ja see kasvuhoone ei ole suur. See tähendaks, et ma peaks 10 ühele poole panema. 10 teise võtta. 1, 2, 3, 4, 5. Suht kitsaks läheb, aga mul ei ole muud varianti, ma pean nad kõik siia saama. Ma arvan, et äkki ma panen need tomatid, mida ma olen nagu kogu aeg kasvatanud siia poole ja kõik uuemad teisele poole vasakule. Et siis on nagu äkki eristatud nad natukene, mitte et seal nagu tähtsust oleks, aga nagu lihtsalt põhimõtte pärast. Et ma praegu paneks kõik need paika. Ma panen, et kus need asetused enam-vähem olema peaks, et milliste vahedega ma riputaks nöörid nende kohalt ülevalt alla ja siis ma hakkan istutama ja rääkima teile, millised need tomatid on. Nii, aga ma hakkan oma tomatitest pihta, et esimeseks on mul siin ananas, et ananasnõire on ka siin kohe kõrval, et suurepärased lihatomatid, et nad on nagu nii ilusad, kaunid, see värv ananassil oranž, erkoranž nagu siuke ja siis punased jooned jooksevad sealt läbi, et see südamik on nagu siuke punakas ja siis kõik need viljad on ebamäärase kujuga. Mulle meeldib see pärandsortide puhul, et viljad ei ole kunagi nagu siuksed nagu determineeritult ümmargused. Klassikaliselt mulle meeldib see, et kui on sikri-mikri natukene, üks on suurem, üks on väiksem ja siis kõik on siukse laheda kujuga, et mulle täiega meeldib. Tal on nüüd siin, ta läheb siit 2, ta läheb nii ilusti 2. Miks tal on niimoodi kenasti läheb? Ma ei tahaks nagu ühte poolt ära näpistada, aga samas mul on see aasta nii vähe ruumi, et ma ei saa lasta tomateid vist 2-aruliseks üldse, et ma pean selle ühe poole nagu ära võtma ikkagi.
noh, mis seal ikka, siis ma võtan ilusti kääridega, kui ma teaks, kus käärid on. Nii, kui ma poolema ära võtan selle poole, siis siin on õied, et äkki potentsiaalselt ma saan tomateid, võtame selle ära. Järega. Ma enne mõtlesin, et ma panen võib-olla nöörid ka kohe üles, aga ma ei tea, mida ma mõtlesin, et ma ei saa ju nööri enne panna, ma peaks siit alt siduma ja siis pingule, et kui kaugele ma panen. Ma ei tea, mida ma mõtlesin. Aga siit alt võtan ka veel mõned alumised lehed ära. Nii, 3 tükki. Kas võtta veel midagi? Kas võtsin 4 ka? Siis peaks selle 4 ka veel ära võtma, et ma paneks suhteliselt sügavale ja istutaks ta. Las see 4 olla praegu. Nii, võtan pulga korra välja, siis ma saan tagasi panna. Juured siit alt juba hakanud läbi tulema. Ma panin enda tomatid kõik varakult, ei pannud väga varakult, aga ma panin enda tomatid kõik kõrvale. Ja siis ma istutasin nad kõik suurematesse pottidesse, sest ma tegelikult teadsin juba ammu ette, et ma ei jõua nagu oma tomatite istutamiseni nagu nii kiirelt, kui ma võib-olla tahaks, et siis ma lootsin, et neil on piisavalt juureruumi. Ei ole kõige hullem. Saan siit kenasti nüüd panna, peame suure augud tegema. Nii, natuke võiks veel kraapida. Nii, ja nüüd ma viskan siia mõelda tagasi. Nii, seisab püsti, seisab ka. Aga paneme nöörid alla ka juurde. Külge. Nöörid on kõik umbes 4 meetrit, ma pakun. Ma tegin kõik valmis, natuke alla võib-olla 4 meetri. Selle mõtlega, et see kasvuhoone on siin võib-olla 2,5. Aga ma tahan hakata laskma neid, kui nad on vaata näiteks siit laeni juba jõudnud, siis ma tahaks hakata neid laskma allapoole selle mõttega, et see ma näitan selle peale, et ma ei looks teist ära. Et hakkab mul niimoodi, nad hakkaks kõik jooksma, et siit on kõik ju paljas see tüvi on ja siis, et ta mulda ei puuduta. Ja ma lasen kogu aeg järjest nöörist alla poole kogu seda tüve niimoodi, et see hakkab siit painduma ja kõik hakkavad jooksma ilusasti. Selgelt ma ei tea, kas sel meetodil on nagu mingi hea nimetus, raudselt on mingi nimetus, aga ma ei tea, ma nägin võistaiand tegi niimoodi, nemad on need suured tomatikasvatajad. Ja siis ma proovisin nendelt nagu kohe nagu nippi võtta eelmine aasta, et midagi mul tuli välja, aga mul olid kõik risti-resti, et see aasta ma tahan korralikum olla. Ja põhimõte on selles, et kogu aeg, kui ma alla poole lasen, siis tomat saab pärast kõrgemale kasvada, sest muidu ühel hetkel vaata mul tuleb piir peale, ma oleks kogu aeg ülevalt ära näpistanud tipu ja siis lastud kas altpoolt külgvõrs, aga ma prooviks niimoodi, et saab ühe tüve peal. Ja kogu aeg järjest rohkem tomatid sealt üle, sest kõik need tomatid on indeterminantsed. Äkki õnnestub ilusasti, ma ei tea. Aga teeme siia alla õrnalt, aga tugevalt kena sõnne. See on siuke hea riidene nöör, et see ei tee üldse haiget tomatile. Siis ma mässin siit ümber talle. Mässime ümber. Nii. Ja see on üles. Ma keeran kaamera üles poole. Kas nii on näha? Mu koer karjub. Toora, palun ära karju. Aga ma ei ulatu siia. Ma pean tooma tabureti ka ennem. Ja, opi. Too liigub. Ja nüüd ma seon. Niimoodi, et on natuke pingul, aga mitte kõvasti, et sikutaks tomatit. Ainult ühe sõnnega teen. Nii. Kas ma saan? Natuke oleks nüüd tugevam alles seega juba allapoole. Nii, üks tomat tehtud. Lähme järgmiste juurde. Siin kõrval on mul siis kohe ananasnoire, et see on roheline versioon ananassist. Et tal tuleb samamoodi punane südamik, et see on hästi kihvt kontrast, et nagu ja kõik need viljad on ebamäärase kujuga ja sellised mõnusad, kihvtid, suured ja seemneid on nii vähe, et nagu võileiva peale tomatiks ta sobib suurepäraselt. Nii, võtan 1, 2, võtan selle 3. ka veel ära. Jätan tegelikult vist ei häiri. Võtaks ma sildiga sellele üks vain. Ma pannud, aga kuhu ma kaotasin sellest asi eelmisele.
Ma pärast kirjutan märkmikusse üles, mis tomat mis on, sest need puidusildid võib-olla nagu veega ühel hetkel mul nagu kustuvad täitsa ära. Et siis ma mäletan, kuhu mis läks igaks juhuks, kui midagi untsu läheb peas. Nii, hapstabki. Siin ülevalt läheb ka juba 2 haruliseks. Ma võtan selle siit ära. Nii. Ja võtame nüüd ühe nööri. Kolmandaks tomatiks on mul Neure de Grimme ehk Black Grimm, et see on see Ukraina pärandsort. Kihvtid ka suured, pigem lihatomati moodi viljad, et seemneid on küll rohkem kui näiteks ananassidel, aga ikkagi suurepärane võileivatomat ja värv on selline kastani, punane, tume, võib-olla kergelt lillaka tooniga, et hästi kaunid. Neid siin ära näpistada külgvõrseid erinevaid, et ei läheks mitmeharuliseks. Siin on nõied kõik ilusasti juba, äkki tuleb mõni tomat varsti. Aga ma ei tea. Nii, mitmes tomat meil on 4 alles. 4. on Pantano Romanesco, et see on Itaalia pärandsort, ka klassikaline punane tomat, et sobib võileivaks, aga seeneid on kindlasti rohkem kui võib-olla eelnevatel. Ja kastmeid on temast minu arust suurepärane teha, et tal ei ole väga neid hapukaid nüansse, pigem magusam ja kõik need viljad on jälle nagu siuksed ebamäärase kujuga, et mulle nii meeldivad sellised pärandsordid, et nad on nii lahedad, et ei ole siuke lihtsalt ümmargune, mitte midagi ütleb tomat. Aga siin on ka mul jälle 2 haruliseks juba läinud tükk aega tagasi, ma võtan ühe poole ära. Nii. Ja võtan mõned alumised ära. Et tegelikult sellest saaks suurepärase uue tomati ju, et panna siia natukeseks ajaks vettada vaasi kuskile ja ta võtab ilusasti kõik siit juured alla ja saaks uuesti istutada terve tomat oleks, aga mul ei ole huvi ega ruumi seasta mängida selliste asjadega, et kunagi topiks arvatavasti kõik selliseid juppe endal täiskasvunud, aga praegu on nii. Nii, siin on hästi palju veel külgvõrseid, mida ma kõik ära võtan siin üleval ka. Tal on ka kenasti juba õied küljes. Nii, ma võtan korra sildi ära. Ma proovin ta siit välja saada. Läheb kitsaks. Nii, seal on juured juba võimsalt ringi ratast siin käinud. Aga kohe saab ta maasse. Nii, nüüd mul on selline tomat, mis kannab ka nime Neure de Grimme, aga ta on täiesti, oota, ma panen nad siia kõrvuti. Kas see oli või? Nad on nii erineva lehega. Ma panen kaamera ülevalt poolt, et ma näen. Nii, nad on nii erineva lehega, et nad tulid ühest seemnepakist, et ostetud pakk, aga ma nägin kohe ära, et see taimeke, see ei ole sama. Või ma ei tea, mis tal on, võib-olla mingi haigus, ma loodan, et ei ole haigus, aga mul huvi on suur ja ma katsetan, et mis temast tuleb, äkki tuleb midagi põnevat. Et äkki on tõesti Neure de Grimme ka, aga lihtsalt sellise lehega, aga ma ei tea, ma ei tahaks uskuda, et on sama taim, et ju läks kuskil midagi sassi. Aga ma istutan ja katsetan ja äkki on midagi põnevat. Ja äkki midagi hullu mul ei juhtu siin kasvuhoones. 6. on mul Artisan Golden Bumblebee. Et see on küll sort, mida ma olen kergtan niimoodi, et see on küll sort, mida ma olen kasvatanud nii mitmeid aastaid, et see oli nagu esimene kirstomat, millesse ma täielikult nagu armusin. Et see värv, siuke kuldkollane, kergelt oranžikas, punased triibud jooksevad läbi ja
ja see maitsed on nii magus ja ta saab õues ka hakkama. Kirstomatid saavad üldse paremini õues hakkama, sest nad on väiksed viljad ja siis, et neil on kiirem ja kergem nagu valmida, kui on nagu tingimused ka nii ruumad. Et ma olen rõdul teda ka kogu aeg kasvatanud, et mulle nii maitseb ta ja ta on ilusad ümmargused pisikesed nagu tomatid. Et tõesti üks mu lemmikumaid üldse. Aga sellel on nüüd nii palju juba külgvõrseid igal pool, et aga ma rõdul endale jätnud, kas ma lõikaks siit ühe endale paneks, et paneks ta vette ja ma panen rõdule, aga ta ka kasvab, ma ei ole jätnud seda endale teist taime, et panna näiteks rõdule ka. Ma võtan siit selle sups. See jääb mul meelde, ma panen siia kasti, pärast panen vette ja ma saan rõdule ka ühe taime ikkagi. Aga siis tuleb altpoolt ja igalt poolt neid külgvõrseid, ta on niimoodi vahama hakanud. Ja Golden Bumblebee kõrval on mul kohe Purple Bumblebee, Artisan Purple Bumblebee. Et kutsun neid õde ja vend, nagu ananassi, tomatid ka. Et mõlemad on täpselt ühesugused. Minu arvates sarnase maitsega. Ma olen üldse üpris nagu halb nagu tomati maitse nüansside eristaja. Või nad nagu ma saan nendest aru, aga ma ei oska seda nagu sõnadesse panna väga hästi. Et ma tean, et on, kui mulle meeldib tomat, hea magus, kui mulle meeldi, hapud mulle tavaliselt ei meeldi. Et põhimõtteliselt ma jautan nagu tomateid maitse poolest niimoodi, et ma ei oska nagu rohkem öelda, et kui on neid sügavaid toone või niimoodi. Võib-olla nagu, kui ma võtaks korralikult selle aja ja maitseks neid võrdleks, aga ma ei ole seda teinud, et pigem on lihtsalt mulle maitseb. Ja aga okei, see selleks, aga Purple Bumblebee on siis ka selline kastani tooni või kergelt võib-olla lillakas, tume, siis tumepunane väike kirstomat. Et ja temast jooksevad läbi ka siuksed tumedamad jooned. Ja magus tomat ja saab suurepäraselt ka õues hakkama. Ja sellel on ka praegu siin nii palju külgvõrseid tulnud, et kõik ära võtma, et saada ta maha. Muidu ta läheb metsikuks. Hoiame kontrolli all. Nii. Nüüd mul on 3 viimast selles sarjas siin. Need on kõik kirstomatid, tigrid, Artisan Tigers. Esimene on Green Tiger, siis ma panen vist Blush Tiger ja Pink Tiger. Et Green Tiger on nii nagu nimigi ütleme, et roheline. Kuidas aru saab, et ta valmis on siis, kui ta kergelt kollakaks läheb. Ja nimetus tiiger on sellest, et tal ongi nagu tiigrid, triibud jooksevad läbi neil kõikidel. Et hästi kihvtilt. Blush on siis kollane, oranžikate triipudega. Ja pink on siis selline pigem vaarika punane tomat, mitte siuke klassikaline erpunane, vaid pigem vaarika punane, et siuke kergelt roosakam ja triibud jooksevad siis läbi tumedamad. Et nii maitsvad, mida mööda minnes suhu pista, et mulle meeldib kogu see, et tulen kasvuhoonesse ja saan kohe midagi suhu pista lihtsalt, et kirstomatid on alati, sellepärast ma panen nad rohkem siia ukse poole ka. Et kohe, kui sisse astun ja valmis on, siis ma saan kohe maitsta. Tigrid on hästi pöörased päevad külgvõrseid, et seda peab nagu praktiliselt üle päeva peab kindlasti nagu vaatama neid korralikult kogu aeg, sellepärast et nad on nii freaking kiired. Et oled mõned päevad eemal, siis läheb juba nagu siukseks metsops ära. Nii, aga ma istutan need 3 ka ära. Üks pool on tehtud, lähme teist poolt edasi ja esimeseks on mul uus sorb. Mul on selline pakk tegelikult tükk aega istunud, aga ma ei ole varem katsetanud ja põhimõtteliselt on pisikesed kirstomatid permikujulised. Ja oi, siin juba üks on. Kui äge! Kas ma näitan? Kus ta on? Siin. Üks tomat. Peseke toomat. Äkki fokusseerid.
ja lihtsalt täiesti tavaline kollane. Ma vaatan, kas ta on hea Hollandist ma tellisin kunagi. Tuli, ma ei tea, kas meil müüakse üldse seda või noh, võib-olla on sama, aga seda nagu firmat ma ei ole vähemalt meie lettidel näinud. Ja ma katsetan ära, kas ta on huvitav. Nii, nüüd on viimane minu ette kasvatatud taim ja selleks on Marmande tomat. Et punane ka pärandsort ja miks ma ta valisin, oli see, et ta pidi hea olema pigem pastade tegemiseks ja selliseks, et suur punane tomat, vähe seemneid, sobib ka võileivale ja tal pidi kergelt olema soolakas maitse ja peale selle tuleb kohe siis tegelikult pigem hapud tomatid mulle meeletult ei meeldi, aga nagu ikkagi magusaid nüansse pidi ka olema, et ma loodan, et ta mulle meeldib, aga ma ei saa üldse kindel olla. Aga see idee, et noh, toorelt ta võib-olla mulle ei meeldi, aga kui ta on nagu suurepärane pastade tegemiseks ja salsade näiteks ja niimoodi, siis vaata seal nendes toitides saab suhkruga tasakaalustada seda hapukust ja ma loodan parimat. Nüüd hakkavad siis potitomatist mul tellitud taimed, et põhimõtteliselt ma valisin piltide järgi. Nagu täiesti, no nii pööraselt kihvtid värvid, et ja otsisingi neid värve, et mida mul näiteks veel ei ole, et mis sobiks siia vahele veel ilusasti. Ja üldse, et noh, paar sorti, mis ma olin varem kuulnud ja siis soovisin proovida ja Atomic Grape, Brad's Atomic Grape on üks nendest, mida ma olin küll varem kuulnud, et ja no nii kihvti värviga näevad need tomatid välja, et viinamarja tomat on siin ka, et ta peaks olema ja ta on kujult võib-olla hästi sarnane nagu selle Artisan Green või noh, Green Tiger, Artisan Tigeritele. Et aga ta pidi natukene võib-olla suurem olema ja siis pidi nagu nii palju kirjusid värve olema, et rohelisest, kollasest, punaseni ja siis lilla ja kuni mustjad toonid, et täiesti kirju nagu tomat. Ja pidi magus ja hea olema, et ma olen väga ootan nagu selle tomati proovimist. Et ma arvan, et see ei valmista mulle üldse pettumust. No pisike taimekene, aga küll ta kosub. Nii. Hapsaki. Paneme sildi juurde, mis ta siin veel on. Hämmastavate värvidega piklikud mitmevärvilised väga maitsvad viljad, väga suurtes kobarates. Taime kõrgus kuni 150. Seda ma ei teadnud. Ma mõtlesin, et ta on indeterminantne. Viljad säilivad hästi. Ma oleks võinud ta sinna ettepoole panna. Arvas olla. Mis seal ikka? Olgu siis üks lüike siin vahel teiste vahel. Nii, järgmiseks on mul tomat, mille nime ma ei oska hääldada. Et kollane tomat, Anacoeur kirjutatakse. Anacoeur. Kõlab nagu prantsuspärane, ma ei oska prantsuspäraselt midagi hääldada. Et südamekujuline, jah, kollane ja punased jooned jooksevad nagu läbi, et nagu südame tipp on nagu sealt alt punane ja siis sisemus ka. Ja siin on veel kirjas, et viljad 300 grammi, südamekujuline ananass, väga magus maitsev, indeterminantne, keskvarajane ja poogitud taim on ju. Et nii, kus see pookekoht on meil seal, et pookekoht ei jääks mulla alla. Nii olen kunagi varem ütlegi poogitud taim on nagu tomatitaime mõtlen. Et päris lahe. Aga nii, pookekoht on seal, et ma ei tohi sellest üldse allapoole panna. Et ma ei mata teda üldse rohkemat mulla alla kui see osa ainult. Mul pole metsikut sügavat auku vaja. Nüüd järgmiseks on tomat, millest ma võib-olla kõige rohkem huvitunud ja elevil olen üldse. Ja selleks on Cherokee Purple. Et kui vaadata näiteks neid Ameerika YouTubereid, kes aiandusega tegelevad, siis kõik mainivad sellest, et seal on see nagu väga tuntud ja hinnatud pärandsort. Aga ma pole kunagi saanud proovida. Ma ei oleks nagu poelehtidel ka kuskil teda nagu näinud, et keegi müüks näiteks, kes on ise kasvatanud.
et nüüd ma saan lõpuks ta ära maitsta, et tal peaks olema suitsune maitse, sügav ja nagu võimsad maitsenüansid. Ja ta peaks olema punane, tumepunane, aga nagu seestpoolt on kergelt roheline. Mingi selline äkki värvi poolest. Aga jah, ma olen sellest maitsest nii huvitatud, et kõik freaking mainivad seda ja siis, et mis see on, ma tahan ka teada. Nüüd mul on väike taimekene. Võtan need alumised lehed veel ära. Järgmised 2 on Sgt. Peppersid. Üks on Sgt. Peppers Yellow ja teine on lihtsalt Sgt. Peppers. Et need on mul 100% värvi poolest valitud tomatid, et kas nagu maitse ka hea on? Ei tea. Kollane on siis võluvad mustkollased südamed, et südamekujuline tomat ja ülevalt on nagu, ülevalt rootsu juurest on pigem nagu siuke tume lilla ja siis läheb kollaseks üle südame tipu poole. Ja see on siis ka ülevalt on lilla ja siis läheb punaseks, aga ma olen nagu Instagramist selle Sgt. Peppersi kohta nagu pilte näinud, need on muidugi töödeldud, aga need on nii frikin lillad nagu need tomatid, et ma ei tea. Ma tahan näha, kas nii lilla saab üks tomat olla. Oma silmaga pean nägema, muidu ma ei usu. 3 viimast tomatit ongi mul jäänud. Issand jumal, sellel on juured nii läbi, et pöörane. Ja see on järjekordne, mida ma täielikult valisin värvi pärast. Oranž-sinine tomat Lucy Gem. Et väga maitsev puuviljane on siin kirjas, viljad 400 grammi kuradi juurekad ja keskvalmi, et ülevalt on ka lilla ja siis läheb oranžiks alt poolt. Et ma olen see aasta hästi palju lillasid värve valinud, sellepärast, et mul tegelikult oma tomatitest ei olnud sellist lillakat tooni, et ma tahtsin midagi uut põnevat juurde tuua. Ja siuke ta on. Loodame, et ta maitseb ka hästi. Siis polegi rohkem midagi tahta. Eelviimaseks on mul siis selline tomat nagu Black from Tula. Ma olen tegelikult seda varem kasvatanud. Ma mõtlesin, et mul on seemneid, ma tahtsin seda see aasta uuesti kasvatada, aga mul ei olnud. Ja siis ma nägin, et potitomatist oli olemas, siis ma tahtsin ikkagi ära proovida. Ma tahtsin ta uuesti ikkagi võtta. Et ma ütleks, et tegelikult on üpris sarnane sellele Black Creamile. Et minu arust ma panengi nad kohakutti, ei pane kohakutti. Ta on siin, hästi lähedal. Et ma tahan natuke rohkem neid võrrelda. Et värvi poolest on nad hästi sarnased. Minu arust maitse oli ka, aga ma hea meelega nüüd võrdleks uuesti. Et kas mul äkki mulle meeldib see rohkem kui Black Cream, kuigi Black Cream on nii suurepärane tomat. Ta on nii usaldusväärne. Aga ma katsetan. Et ma ei näe nagu vajadust, et mul on näiteks ühte värvi tomateid, mitu eri sorti, kui nad on täiesti sarnased. Et see ongi, et kui mul on nagu üks, mis mulle meeldiks rohkem, siis ma pigem valin selle, mis mulle rohkem meeldib. Nii, aga see seisab hästi püsti, ma praegu kohe nööri ei pane, ma teen selle viimase ka ära. Ja täiesti viimane tomat on mul siis Ananas Blue. Et ma panin ta teiste ananasside juurde siia, et ta peaks olema nüüd, ma arvan, et on ka nende ananasside sugune, kuigi tegelikult ei pruugi olla selle pildi järgi, ta ei ole selline nagu ebamäärase kujuga, nagu teised ananassid on, aga ka ülevalt on siis lilla, see lilla värv tõmbab mind täiega mustas lilla ja altpoolt läheb punakas ja oranžikas. Et ma vaatan, mis ta on, ma pärast internetist uurin pilte rohkem, võib-olla see pilt ei ole ütlev, aga minu arust nagu pidi ka ebamäärase kujuga olema sellist lähedalt, aga eks näha ole. Nii, paneme selle viimase siia, siis ma seon need 2 tükki veel ära ja tomati värk on põhimõtteliselt otsas saanud mul. Nii. Kakšakil. Aga kuhu ma teise sildi panin? Black from Tula on siin. Nii. Tehtud. Tomatite värk sai mul lõpetatud nüüd, et
võttis kõvasti palju rohkem aega võib-olla, kui ma arvestasin. Et ma mõtlesin, et ma teen terve kasvuhoone ära, et kõik paprikad, kurgid, kõik panen täna. Aga ei, tomatitest ma kaugemale ei jõua. Et ma toon kohe koristan ära. Noh, mul on nii palju muud veel koristada. Ma võtsin täna riiulid lahti ja kõik on veel siin soga on hoovis laiali. Et kastitan sisse ja koristan ära ja siis on aeg alles puhkama minna. Et mul on päris palju veel teha, et las see ülejäänud kasvuhoone jääb homse peale. Aga mis ma veel tomatitega ära teen, on, ma viskan neile väetist. Ja väetist ma viskan niimoodi, et ma kasutan selle mäed nüüd esmakordselt. Et Türi lillelaadal, kui ma käisin, siis ma nägin seal see, äkki oli omanik või? Oli seal müümas seda. Ja kuna ma olen mäest nii palju näinud sotsiaalmeedias ja kõike, siis ma tahtsin ise teda ka proovida, et tellida ei viitsinud, siis oli väga mugav, et ta oli seal laadal olemas ja ma sain osta. Et mu idee on, ma viskan ta siia laiali. Võib-olla mitte kõige rohkem selle väetamise mõttega, kuigi ta on väetamiseks ka väga hea, aga ma tahan pigem nagu mulchi efekti, et see on siis lambaviljas graanulid on need, ma ei selgitanud. Ja need on täitsa nagu tavalised graanulid, nad on pehmed. Ja siis veega nad paisuvad ja peaks tekkima siuke nagu mulchi kiht, et ma maasika peal juba proovisin, katsetasin ära, et jube lahedalt läheb. Et neid ei pea, näitan siit lähemalt, et neid ei pea üldse tihedalt panemagi, et ta tekitab siukse laheda kihi. Ja et ma tahaks, et niiskust hoiaks parem, et ma ei peaks nii palju kasvama. Loomulikult palju kasvama, aga äkki natukenegi päästab. Ja siis ma sain potitomatist veel hea potitomati omanikelt sealt Türi lillelaadalt ka, kui ma käisin neid korra külastamas, nendelt ka hea soovituse, et seda kalajahu puistada koos mäega. Ja see Organic Way kalajahu. Mul oli see juba tellitud olemas, ma mõtlesin, et ma hakkan alles hiljem väetama, aga ma viskan äkki kohe. Ja ma viskan kõigepealt seda kalajahu siia tomatitele ümber ja siis ma panen need mäegraanulid, siis ma kastan ja tomatid parem olgu homme olemas mul juba. Kõik peavad kasvama. Kalajahu jah, see lõhnab nagu kuivatatud kala, et palju meeldivam kui näiteks need Organic Way teised graanulid, need on enamjaolt lõhnavad täielikult nagu kanakaka, et kui ma siis kasvan, siis käib nii üle pea see lõhn, et väga hea taimedele, aga mitte minu hingamisteedele. Ja nüüd ma panen need graanulid, et need graanulid ei lähe esimese kastmiskorraga kohe nagu ühtlaseks kiiks, et paar korda on vaja kasta, aga jah, juba kohe hakkavad esimese korraga paisuma, et ma praegu viskan natukene neid siia. Ma palju veel ei pane, pärast saan juurde panna, kui ma tunnen, et ma tahan neid tihedamalt. Ma arvatavasti pean seda nagunii juurde ostma. Ma juba tean, et mulle meeldib see. Nii, nüüd on väetatud, kastetud. Äkki on tomatitega mässamine praeguseks lõppenud. Et homme siis ma jätkan. Paprikad, kurgid, chillid, tulevad siia baklašanid, mõtlen, mis veel. Mingi melon, arbuus, kõik muu kraam. Ma loodan, et ma jõuan need homme valmis saada ka. Ja aga aitäh, et vaatasite täna minu tomati istutamist. Loodetavasti kohtume siis juba homme. Oh no, ma leidsin ühe tomati veel. Oh no, ma tegin eile ju nii ilusasti kõik ära. 10 ühel pool, 10 teist pool, kõik oli nii korrapärane. Okei. Pink Berkeley tie-dye. Ma unustasin ära, kui palju ma tellisin. Kuhu ma nüüd panen? Siia vahele keskel läheb liiga kitsaks või? Oota, kus ma näitan? Näitan õiget kohta. Kas siin läheb liiga kitsaks, kui ta näiteks siia panna? Ei taha teda sinna ettepoole panna, seal on liiga palju tuuli. Nii nõme. Aga no mis seal ikka? Istutame selle ka ära, siis Pink Berkeley tie-dye. Kompaktne, madal, keskmine taim. Madal. Väga maitsev. Äkki ma ei pane siis teda siia keskele. Ma panen ta kuskile siia äärde.
panen ta siia hoopis. Et siia sibulate kõrvale, et äkki kurk tuleb siia ja siis on selle ruumi nurga täidab ära, kui kurk ronib pigem sinna nurga poole. Paneme selle tomati siia. On talt ka paar ära. Ilus jäne taim. Nii. Panna rohkem ailast alla siin. Hopsti, nüüd on äkki küll tomatite seiklus lõppenud. Ma loodan, et tänan palav, vahetan riided ära ja hakkan muude asjadega pihta.